kui kütkes ta võib olla inimene, kes ei karju üle maailma, aga kelle vaikus muudab terve ruumi pehmeks, mitte tühjaks vaikuseks, mitte külmaks vaikuseks, vaid selliseks, kus su hing lõpetab kaitsmise. Ma vaatan sind ja kuulen su hingamist. Rohkem kui teiste sõnu. Selles on rahu, selles on elu. Selles on midagi, mis ei sunni, aga tõmbab lähemale. ja võib-olla ei armu inimesed alati ilusse, vaid sellesse tundesse. kui nende närvisüsteem Lõpuks ei pea kartma, sest sinu vaikus ei olnud tühi, see oli täis südant, täis hoolimist, täis kohalolu. täis elu väikseid valguseid. Ja mida rohkem ma sind tundsin, seda rohkem ma nägin, kui ilus võib inimene olla. oma loomulikkus hingamise. Sinu suhtumine inimestesse, see pehmus sinu pilgus, see viis, kuidas sa ei pidanud kedagi väiksemaks tegema. et ise särada. see oli haruldane, ja sinu rõõm elu üle, ei olnud vali ega kunstlik. see oli vaikne leek, nagu inimene, kes oskab märgata vihmalõhna õhtust valgust aknal, või seda, kui keegi vajab lihtsalt rahu. sa ei ehitanud armastust kontrollist, sa ehitasid selle kohalolust, ja võib-olla just sellepärast mu hing jäi sind vaatama. sest sinu vaikus ei olnud tühi, see oli täis südant, täis vastutust, täis pühendumust, täis nähtamatut hellu. ja isegi sinu vaikus oskas puudutada sügavamalt, kui mõne inimese kõige valjemad sõnad. ja kõige rohkem puudutas mind see, et sa lõid iseendaga rahu, mitte täiuslikult, mitte alati lihtsalt, aga ausalt. sa ehitasid enda sisse maailma, kus headus ei olnud nõrkus, kus intiimsus ei olnud mäng, kus inimese süda, ei olnud asi, mida kasutada. ja selliseid inimesi kohtab harva. nii et kui inimesed küsivad, mis mind sinu juures köitis, siis see ei olnud ainult sinu